Täna on küll 31. märts, mis muidugi omakorda tähendab, et homme algab aprill ja aprill on meil veteranikuu, nii juba mõnda aega siin Eestis tähistatud on. Kuigi ma arvan, et inimestel nagu tekib natuke segadust, et kes see veteran siis õigupoolest täpselt on tänapäeva Eestis? Kes on veteran Eestis? No ma nüüd proovin siis selle definitsiooni öelda nii, kuidas ta mul võib-olla ma siin natukene panen mööda. Veteran on põhimõtteliselt kaitseväelane või kaitseväeteenistuja, kes on käinud välismissioonidel või kaitseväe või Kaitseliidu õppustel püsiva tervisekaotuse või tervisekaotuse saanud. Nii, teie olete veteran. Mina olen veteran. Päevakoer. Sina oled veteran. Tuleb välja, et seaduse silmis olen, või see nüüd ei ole mul üllatus, aga jah, seaduse silmis ma olen veteran. Jah. Kuidas sina veteraniks said? Kaitseväes juhtus õnnetustreeningutel ja sain sealt üsna püsiva kuulmiskaotuse. Ehk et sina muusikuna tegelikult, ma saan ühest kõrvast, jah? Mitte mõlemast. Yeah. Vasak, jah. Vasakust kõrvast ei kuule üldse või kuuled vähe? Ma ei tea, mis need protsendid olid, aga süke 65-70 süke kuulmislangus, et kui suvel kajakad hakkavad laulma akna taga, siis neid ei kuule õnneks selle poolega. Siis teab, kumb kõrvpadja sisse suruda. Parema kõrvapadja sisse ja paned rahulikult edasi. No praegu on muidugi võib-olla tore naljatleda, aga sel hetkel mõni pauk käis siis või mis sul juhtus seal siis? Ja see oli laskelaagris toimus see oli siis süke olukord, et kui paukmoonaga seal metsa vahel ringi jooksed, siis püssitoru otsa käib sükene vint, kas see on kompressor, on see? Kompensaator. Kompensaator käib siin otsa ja see vist oli äkki siis vigane kuidagi, et igastest, kui ma seal täristasin, siis see käis nagu suure pauguga lendas sealt minema. Ja siis see müts või pauk, mis seal käis, oli ikkagi võimas, et alguses olid mõlemad kõrvad kinni ja mingid siuksed väiksed ühekordsed kõrvatropid olid küll, aga eks see siis litakas oli suurem, et korraks oli sul nagu vilim mõlemas, siis parem kõrv nagu tasapisi läks lahti, et vasak ei läinud ja siis sealt see niimoodi tekkis. No, muusikuna üsna ebameeldiv teadasaamine, kui sa nagu ühest kõrvast kurdiks jääd. Aga see oli nii palju ennem. See oli kõvasti enne bändi aeg. Siis ma veel ei teadnud. See ei takista su elu mitte grammi. Võib-olla aitas kaasa, vaata. No teie olete käinud mitmel missioonil. Jah, 4. Ja ühest neist saite viga? Iraagis, 3. Mis ei takistanud minemast 4. Ei takistanud. Mis teil juhtus seal 3? Me olime paar päeva ennem seda päeva, kui ma haavata sain, olime teinud ühe suurema operatsiooni koos meie liitlastega, ameeriklastega ja siis me paar päeva vältisime seda ala, et lasime kohalikel rahulikult maha rahuneda ja kui me siis läksime paari päeva pärast seda ala üle vaatama, siis meid rünnati. Ja siis meie poole visati paar käsigranaati ja meil õnnestus mulle liiga lähedale visata ja nii ma haavata sain. Ilmselgelt väga ebameeldiv hetkeluseks. Jah, positiivseks või ei saa seda päris nimetada, jah. Kuidas sellistel hetkedel, kui see ikkagi juhtub ja ikkagi reaalselt see on rünnatud ja reaalselt ikka saad viga, et sa mõtled niimoodi, et aga ma teen seda veel, ma lähen veel missioonile, mus on veel seda jõudu või tahtmist või oskusi just mentaalseltki, et minna veel kord sellistesse olukordadesse? No meid kaitseväelasi on ju tegelikult selleks me ju treenime. Me ju kõik teame, et meie töö võib lõppeda ühel päeval kas siis samasuguse õnnetusega või veel hullemal juhul me võime hukkuda või langeda. Et meid on selleks treenitud ja missioonieelne väljaõppe aitab sellele tugevasti kaasa, mis sind valmistab selleks ette ja kõik need eelnevad kogemused, olukorrad, mis on läbi analüüsitud ja tehtud, need valmistavad sind lihtsalt ette selleks. Ja mõnel on lihtsalt parem närvikava kui teisel, eks ju, sest ega me oleme neid lugusid ka palju kuulnud, kus tegelikult ei taastu ära ja on väga raske.
nii-öelda normaalsesse ellu sulanduda. No kui me räägime sellest veteranikuust ja veteranipäevast ja suurest kontserdist, mis tuleb, kui oluline see on, et ma terve kuu aega siin sinilillemärgid jälle tulevad ja me pöörame sellele tähelepanu, mis see tähendab? No mina olen seda alati öelnud, et minu jaoks on see väga suur tunnustus ühiskonna poolt, kui ma näen, et inimesed seda lille kannavad, sest ma saan, see on nagu tunnustus minu tehtud tööle ja ma võin seda tuua paralleeli siis näiteks sportlasele, kes teeb võistlustel ja saab medali. Mina tunnen samamoodi, et inimesed tunnustavad mind selle eest, mis ma olen teinud riigi jaoks. Ja siis on üks suur pidupäev, jah? Jüripäeval? Ja, Jüripäeval 23. aprillil siis Unibet Arenal nii mina 5 – koosseisus kui ka Vanilla Ninja ja Reket ja Laura Brits. Kuidas? Laura Brits ka muidugi, ja siis pakume siukse suure ja võimsa show Eesti rahvale ja veteranide puhul siis. Tasuta vist oli see ka või? Veteranidel kindlasti. Veteranide kindlasti. See on kõigile tasuta. See on kõigile tasuta. Ka selline mälestus, et vist oli kõigile tasuta, et on võimalik siis minna nautima head kontserti ja mõelda korraks nendele teemadele. Ega seda sõda meie ümber ja sõjauudiseid on tohutult palju, et ei ole võimalik päeva nii mööda saata, et seda ei ole. Kui palju teid näiteks endast välja ajavad olukorrad, et meil siin öösel lendavad droonid ja me tegelikult ei tea, mis homme öösel lendama hakkab ja kas see kuidagi läheb korda, et mõtlete, et aga võib-olla see sõda ei ole lähemal, kui me arvame? No, eks ta ikka läheb natuke korda, keegi ju ei taha seda sõda enda hoovi peale, aga võib-olla mul on natukene lihtsam nendest asjadest aru saada, kui ma olin peaaegu 31 aastat teenistuses ja mul on seda asja võib-olla natukene lihtsam aru saada kui nendel, kes ei ole kaitseväega kokku puutunud ja päris täpselt ei tea, mismoodi need protseduurid asjad käivad. On siis ka niimoodi, et kui midagi jälle juhtub riigis või siin läheduses, siis sugulased, sõbrad, tuttavad ikka võtavad kõne peale ja küsivad, kuule, sina sa ikka tead neist asjadest, et räägi nüüd, mis on? No vahest on nii, aga ega kõike ei saa ka alati rääkida, kui sa isegi tead nendest asjadest. Kuidas sinul see tunnetus on kõikide droonide teemade valguses? Täna öösel kell 4 ikka ärkasin üles selle sõnumi peale ja magama jäädes see info tuli ka minu unenägudesse kohe. Aga ei, ma ikkagi hoian silma peal sellele, et see on oluline, et me peame toetama Ukrainat selle eest. Me ju teame, mis me oleme Eesti riigina ju sellise agressori tegelenud varem ka. Et jah, ma saan aru, miks seda tehakse, ma olen enda jaoks selle mõelnud, et riik peab ju kaitsma ennast ja et eks see meeldib ju kuulda ei ole ju kellelgi, kui kuskil mingid asjad nende hoovis lendavad, aga eks see kahjuks käib siukse kaasaegse vist sõjapidamisega hetkel siis kaasas. Nii siis homsest veteranikuu ja siis 23. kontsert. Aitäh täna tulemast meile. Aitäh kutsumast.